Tere õhtust, kallid teise ekraani vaatajad. Mina olen Kätlin Kuusemäe ja nagu te olete kõik aru saanud, siis on käes jälle kolmapäev ja aeg on sealmaal, et hakata varsti vaatama imelist muutumist, mis on järjekorras juba päris mitmes. Ja otse loomulikult ei ole ma täna siin saates üksi, vaid minuga on koos tänane imeline muutuja, kelleks täna on siis Tiia Jaave. Tere tulemast stuudiosse, Tiia. Tere. Ja Tiia ei ole üksi. Tiiaga on koos ka tema sõbranna Elina. Tere. Tere. Elina. Kuskil on meil ka siin Tiia imearmas tütar Lisanna ja me loodame teda ka siin terve pika saate jooksul veel näha, aga hetkel on ta siin natukene ringi asjatamas. Ja kui meil on uudised vaadatud, hetkel vaatame siis TV3-7 ja kui uudised on vaadatud, siis me hakkame päriselt nagu saadet vaatama. Aga küsimusi Tiiale võite te juba saata praegu. Ja kui te tahate midagi Tiia käest küsida, Tiia saadet kommenteerida, siis on meie saate akna all on kommentaarium. Jätke lahkelt sinna kommentaarid, kirjutage meie Facebooki lehele või saatke küsimused stuudio@teineekran.ee. Kui keegi tahab Tiiaga otse rääkida, siis ka selleks on võimalus olemas ja siis te peate lihtsalt helistama Skype kõnega sisse ja Teine Ekraan on siis selle aadressiks. Aga Tiia, ja muide veel, ärge võtke seda küsimuste saatmist üldse kergelt, sellepärast, et tänaseks auhinnaks on Tervis Plus 3 kuu tellimus ja selle võidab siis inimene, kelle küsimus või kommentaar meeldib Tiiale kõige rohkem. Nii et pange küsimused teele. Aga Tiia, küsiksin võib-olla sellise asja, et vaatasime siin uudiseid ja uudistes räägiti, et pensionisambasse saab rohkem raha sisse maksta. Et alustuseks, kas teil on üldse pensionisammas? Jaa, on. Iga kuu palgast raha läheb sinna? Jah, hetkel mitte, ma olen töötu. Aha, aga kui te selle tegite, kas te omast algatusest ja tahtest liitusite selle pensionisambaga ja miks? See oli väga ammu, jah. Miks? No nii väike summa võib isegi kui pärast midagi ei võida, et siis ei olnud kahju seda sinna panna, et mis sa arvad, mis see kõige suurem võit siis sellest on? Ma ei tea. Elina, kuidas teiega lood? Mis te sellest asjast arvate? No minul ei ole pensionisammast ja ma olen ka veendunud, et minu vanused 40-aastased 30-40 vahelised inimesed kahjuks Eesti Vabariigis pensionit ei saagi, sest praeguse hetke majandusnäitajad, inflatsioon ja kõik, mis on olnud viimase 5 aasta jooksul, igasugused valuuta ja Euribori kõikumised, kõik need näitavad seda, et kahjuks, kusjuures ärgem unustagem väljarännet, isegi vähene sündimus, see toodab meie lastele head pensionit, aga mitte meile. Et pean korrastama ilmselt, mina olen ilmselt pensionita. See on liiva. Millega te muidu tegelete, Elina? Õpin. Nagu mulle täna öeldi, et mina olen selline elukestev õppija, et kuna ma olen majandus- ja meditsiiniharidusega, siis täna ma astusin järgmisesse kooli sisse ja omandan uut haridust. Aga Eestis pensioni ei saa ja meditsiiniharidus, miks ei ole Soomes, Rootsis, Norras, kuhu iganes? Aga Soomest ma alustasin Soome meditsiinikoolist ja Soome siis erispetsialisti erialaga. Töötasin Eestis 6 aastat, sain väga head palka, mille nullis ära Eesti tervishoiusüsteem. Kuna minu amet on terapeut, siis terapeutidele tehti praktiliselt 1-0 ja isegi füsioterapeutidele, terapeutidele ei jää palju raha, rääkimata siis sellest, mis on abiterapeutid ja sellised. Et tuleb lihtsalt ümber õppida oma eriala, kasutada ära see meditsiiniline baas, mis on ja minna lähtuda sellest ja vaadata, kuidas ma ise suudan oma pensioni endale koguda. Kahjuks ma ei saa öelda, et ma seda nii väga riigi õlule panema hakkan. Tiia, aga teil ei ole üldse hetkel tööd, et kuidas siis, mille baasilt see teie kunagine pension hakkab kogunema? Kaua te juba olete ilma tööta? Alates sellest saatest ma võtsin ennast ise töötuks. Ahaa.
Aga kas siis saate pärast ja selle imelise muutumise pärast kaotasite töö? Ei, ma ei kaotanud, ma tulin, võtsin, mis tähendab kaotan, et ma võtsin iseennast jah, sest minul oli see hetkel olulisem. Kui tööl käia? Kui see töökoht, jah. Olgu, aga kõik teise ekraanivaatajad vaatame nüüd natukene uudiseid edasi ja järgmise reklaamipausi ajal oleme juba siit stuudiost tagasi. Tere tulemast tagasi teisele ekraanile. Meil siin teisele ekraanile on olnud päris meeleolukas kolmandik uudistest, võiks nii öelda. Saime siin Tiiaga juttu, et Tiia, kas kõik on hästi? Sa oled meil sellise maski taha peidetud, et kuidas enesetunne on? Mitte eriti hea, palav on. Hakkab palav? Võta vahepeal siit alt õhku, et me ikka tahaks, et sa meil saate lõpuni ilusti vastu peaks. No nii, aga vaatasime siin uudiseid ja tekkis kohe üks selline küsimus ja me vaatasime, et Marek Lindmaa tegi selliseid lahedaid katseid, ronis sinna elektriposti otsa ja osales kutsevõistlustel, et olete te üldse vaadanud neid katseid ja eksperimente, mida TV3-s tehakse uudistes? Ei ole. Kahjuks, jah. Milliseid uudiseid sa üldse vaatad? No 7-seid või 8-seid. Ma kella ei vaata, praegu tööl ei käi. Mul on TV3 kogu aeg lahti, viimased pool aastat. Mis su lemmiksaated on? Su nägu kõlab tuttavalt ja imeline muutumine muidugi, mida ma iga kord jälgin ja muusikasaated sellised ja. Elina, kuidas teie suhted on uudistega ja milliste uudistega siis täpsemalt? Vaatan ainult TV3 uudiseid ja see ei ole reklaam. Aga vaatan seda Eiki Valneri pärast. Ahaa, mis suhe on Eiki Valneriga? Ütleme niimoodi, et paar aastat tagasi ta tegi ühe ürituse. Mul on selline väike koer, Yorkshire Terrier ja meil oli Yorkshire Terrierite kokkutulek ehk siis jõulupidu ja tema suure loomasõbrana tuli sinna, tegi intervjuud, mina andsin intervjuud ja peale seda näeme, teretame ja nii palju kui Facebooki vahel siis omavahel nagu suhtleme natukene sinna ja tänna ja tal on minuga väga ühised nägemused, me oleme õudsad suured loomasõbrad ja see ühendab meid Tiiaga ka, et me annaks tõesti sõna otseses mõttes, kui inimeste organid saaks loomadele siirdada, siis me annaks mõlemad oma organid ära. Tiia, sult võeti natukene ära küll, et mida siis, mis loomadel oleks saanud üles ehitada, et räägime nii kokkuvõtlikult, mis sulle siis tehti, et mida saaks loomadele anda? Mis ära võeti? Minult või? Jah. Mis mult ära võeti? Natuke rasva ja natuke konti. Kondid meeldivad küll koertele, eks? Ja mõne kunnakutsu saaks ikka natuke ja kui seal reklaamiti, et kuhu need lihad lähevad, siis ma mõtlesin, et loomaaeda, eks ole, võiks minna, et kus need muutujate need jäägid, vaata. Aga rääkides nüüd Mareki katsetest, et minule väga meeldis üks Mareki eksperiment saada hakkama kodutuna üks öö nagu Tallinnas, kui oli veel külm. Juhtusite nägema seda katset? Muide, mina nägin ka ja seda ma nägin küll. Et oli päris põnev, et kui teile antaks praegu võimalus ühes sellises TV3 uudiste eksperimendis osaleda, mida te teha tahaksite? Võib-olla kuidas oleks näitleja olla, mitte koduta. Mina vastupidi olen kodutu. Et mulle see näitleja pool jääb nagu sinna tahapoole, et kuna minuga juhtus selline asi, et mult võeti ära nii firma kui kodu ja kõik sellised asjad, et ma siis elan kõikide oma sõprade ja tuttavate juures kordamööda, kes mind siis nagu enda kostile ja prii ülalpidamisele võtavad, siis ütleme niimoodi, et ühe öö sellistes heades tingimustes ma peaks vastu, aga võib-olla ma ei oleks nii ekraanikülbulik, kui ma peaks natuke kauem olema sellises, et ma nägin seda, mul oli väga kahju, ma ei oleks seda noormust saanud enda juurde eestkaks võtta, sest ma oleks pidanud aga siis lihtsalt ühte sama seda pangaautomaadiga seda ruumi jagama, aga mulle meeldivad.
meeldivad sellepärast, et näidatakse mingisuguseks hetkeks midagi sellist, mida tegelikult tavainimene enda jaoks absoluutselt ei suuda teadvustada enne, kui ta on selles olukorras. Ja mina kui kunagine siitsamast Pirita Suur-Uukelu rajooni elanik olen praegusel hetkel selline, et võiksin ka elada nende inimestega ühe katuse all, kui ei oleks mul häid sõpru, kes minu eest hoolitsevad. Uskumatu. Nii et täitsa asjalikud eksperimendid ja ütleme asjakohased. Leian, et väga asjakohased. Aga vaatame nüüd edasi TV3 uudiseid. Siri Eesmaa natukene kaugemal või lähemal siis meile ja vaatame siis, kuidas uudised lõpevad. Ja siis hakkab juba Tiia imeline muutumine. Tere hetkeks ka siit teiselt ekraanilt. Meie paus on küll hetkel väga lühike, kuna imeline muutumine ju kohe algab, aga ma tuletaks teile veel meelde, et stuudio@teineekraan.ee ja Tiia Jaave, kes siis kohe meile silmailu ja muutumisilu hakkab pakkuma, ootab teie küsimusi. Nii et saatke aga julgelt stuudio@teineekraan.ee kõikvõimalikke küsimusi Tiiale ja auhinnaks on ajakirja Tervis Plus 3 kuu tellimus. Ehk et kindlasti tasub pingutada, kõik kõige paremad küsimused välja mõelda ja meie poole teele saata. Et saate jooksul, kui me juttu ajame või siis lõpus, me võtame ka kõik need küsimused ette ja Tiia vastab neile. Aga nüüd hakkame siis muutumist vaatama, Tiia. Kuidas on? Juba pinge on üleval? Tiia on sõnatu, aga hakkame siis vaatama ja vaatame, kas pärast tuleb natuke rohkem sõnu sealt välja. Aga hetkel hakkame siis Tiia imelise muutumisele kaasa elama. Jääge meiega. Tere taas teiselt ekraanilt. Meie esimene kolmandik saatest on nüüd vaadatud ja esimesed mõtted, küsimused minul juba peas vasardamas, aga kõigepealt huvitaks mind hoopis esimesed emotsioonid Tiialt endalt. Tiia, kuidas esimene kolmandik tundus? Ja rõõm on teatada, et meie väike neiu ehk et väike juunior Jaave on ka stuudiosse jõudnud. Lehvita. Just. Kuidas on esimesed muljed saatest? Pole hullu. Ma mõtlesin, et palju hullem on vaadata, et ei olegi, jah. Kuidas on vaadata vana Tiia Jaavet? Et me praegu oled sa küll meil siin maski ja ikka praegune meeldib muidugi rohkem, ja kindlasti. Et nüüd on vaatad tagasi sellise pilguga, et hea, et enam ei ole. Ja, ei, see on, jah, see oli mulle lotovõit. Sõbranna. Kuidas, mis teie arvate? Sõbrannadest rääkides, sõbranna Elina, kas teie olite see hea sõbranna, kes neid Buratinosid sinna maja nurga taha joonistas, kui Tiiaga tülli läksite? Ei, vot seda pattu ma küll enda hingele ei võta, et ma olen natukene liiga hea sõbranna ja temale Me ei ole lapsepõlve. See oli lapsepõlve. Me ei ole lapsepõlve sõbrannad, et aga kuna meid ühendab üks teatud füsioloogiline eripära, siis ma oleks võinud ka enda nina sinna kõrvale joonistada, et see oleks kerge mõnitamine. Tiiat ma ei mõnita. Et seal oli, kuidas seal öeldi siis, et ninad tulevad? Mis asi see on? See oli selline hea väljend, ninad tulevad. Kus see tuli, kui te koos lähete? Vanasti sai ju pidudel käia, eks ole, kolmapäevast pühapäevani ja eks ikka, kui inimesed on natukene rohkem võtnud, siis leitakse alati sul see ükstapuha, mis see on, siis kas sul on suuremad silmad või suurem nina, et alati leitakse inimeses, mida nagu ütleme ette heita, et ükstapuha, kui ilus sa oled, alati mingi vea leiab inimene, kui ta tahab. Aga see oli tegelikult, ega see ei olnud väga pahasti isegi öeldud siis, et ninad tulevad, et lihtsalt. Olimegi, ninad tulidki. Aga mäletate te midagi, mis te nagu, kuidas te reageerisite sellise kommentaarile või mäletate midagi, mida te vastu ütlesite või alati kadusite ära või kuidas te reageerite sellisele ütlusele?
ma ei kujuta ette, kuidas ma reageeriks, midagi ma ütleks, aga ma ei tea. No kindlasti ma ütlesin hästi halvasti vastu ka, sest et ega ma ei jää kunagi vastust võlgu. No mina ilmselt naarsin selle peale, mis tema ütles. Et ma ei jää kunagi vastust võlgu. Aga meelde ei tule mõnda sellist head... Ei tule ja ma arvan, et ütlesin ikka, et ma praegu ei tahaks seda öelda liiga võib-olla, et ma ei lase endale kunagi ikka pähe astud, et ma ikka alati ütlen väga vürtsikalt vastu. Leidsime kerge pointi kellegi soengust või... No ikka alati leidsin, ega ma leian ka siis üles selle vea, mida ma ütlen ja siis oli suu kinni, et noh. Siin lõhnab sellise, kuidas ma ütlen, konflikti kolde järgi. Teile midagi öeldakse, te ei jää vastust võlgu, lajatate vastu, et konflikt ei tekkinud. Aga mina ei ole selle poolt, et nagu mõnda õpetatakse, et kui sind lüüakse, pane teine põsk vastu, et kui mind lüüakse, mina löön vastu. Ja mina leian, see on õige. Me ei ole riiakad naised, aga me oleme õiglased. Jah. Aga ei ole konflikte tulnud? Meil ei ole. Need, kellel on konfliktid tulnud, ilmselt nemad siis põevad oma ette. Väike neiu. Meil on siin väike Lisanna. Mis sina arvad, kas sinul on väga ilusemme või midagi muud? Milline emme sul on? Väga ilus emme. Aga sul oli ennem ka ilus emme, on ju? Aga Rapunzel on ka ilus. On ju. Ühesõnaga, Lisanna on kõigega rahul. Nii et ei ole rohkem midagi. Mul on näksur. Aha, no seda küll jah. Kollane, no selge. Ja, aga selline üksik vana ja närtsinud. No kui närtsinuna te ennast siis tundsite ka? Ega ma ei tundnud nüüd nii närtsinuna, aga kui ma olen eluaeg olnud vormis ja ma mõtlesin, kui mul on selline natukene nina erinev teistest, siis ma tegin kõvasti trenni, et rõhutada nende teistele, mis mul ilus oleks, et ei paneks keegi seda nina tähele. Ja siis, kui ma peeglisse vaatasin, ma enam seda ei näinud, mida ma olin 8 aastat 5 kord nädalas teinud trenni. See on väga kallis, ise kõik, see on väga kallis spordiala ja siis pärast sünnitust seda peeglisse vaadates ma ei näinud, siis see mulle ei meeldinud. Ma olen väga enesekriitiline. Olete? Jaa, väga. Aga vormisolekust rääkides, siis need pildid sealt ja te olite väga heas vormis. Kui ma palju aastaid? 44-aastane. 40. Ma lapse ja siis ma sain teada, kuna ma olin heas vormis, siis mul üks sõbranna ütles, et teeme nüüd pilte ka, et kuna mul eriti ei meeldi poseerida, et siis me tegin need mälestuseks ja siis peale neid pilte ma saingi teada, et mul on rase, et ma võisin siis olla juba piltide peal. Need pildid olid 44-aastaselt seal. Naised, vaadake, teie ees on naine, kelle keha, ma arvan, iga naine tahaks 44-aastaselt ja ma arvan, et mitte ainult 44-aastaselt. Ma julgen arvata, et ka võib olla mõni inimene 25-aastaselt vaatab, et wow, uskumatu. Aga pärast te vaatate siin kurva näoga, et on ainult kõik lotendab, ripub, peki unnik, et kas rasedusega siis tuli kõik see juurde? Seda jah, aga kõige suurem solvang oli, kus minu sõbranna ütles mulle, et mul perse väriseb. Et see oli minu jaoks nagu... Oli ta siis nii? Ei, mitte tema ja et see... Tiia, sul on sellised väga head sõbrannad, et solvab. Enam ei olegi, jah, et mulle ka öeldi, et see ei ole sõbranna. Et kui ma jälle trenni tegin, siis ta ütles niimoodi, et kuule ära enam teed, sa pärast näed nagu mees välja. Et ma ei tea, et ma ei suuda teiste meele järgi enam olla, et kord ma olen liiga treenitud, eks ole, siis ma olen jälle pebu väriseb ja kogu aeg... Ja kui ma olen nii enesekriitiline ja ma olen ikka hella hingega, et siis ma proovin küll üle olla, aga ikka on paha. Aga mis teie arvate, millised naised siis meestele meeldivad? Mina olen aru saanud, et nad ikkagi tahavad natukene kuskilt kinni hoida ja väristada midagi, et kuidas siis... Ma ei tea, minu arust mul oligi see, et mul oli ka lihast, aga mul oli pepu ja rinnad olid mul olid olemas, et ma ei olnud siit sile ja siit sile, eks. Et need kehaosad, mis meestele meeldivad, olid mul olemas. Ja maitse üle ju ei vaielda. Et minu arust on tähtis, et ma meeldisin endale siis. Sõbranna ütleb, milline peab olema üks naine. Mis peab ühel naisel olema? Mis meestele meeldib? Nii palju kui erinevaid mehi, nii palju erinevaid maitseid.
mina arvan, et Tiia peaks enam-vähem igale maitsele meeldima, sellepärast, et mina olen tema keha kadestanud kohe meie tutvuse alguses peale, siis me olime väga noored ja ega seda kadedust jätkub siiamaani. Kuulsite, Tiia, jah? Sõbranna on kade teie keha peale. Vaevalt, et enam. Ma pean veel 8 aastat uuesti trenni tegema, et selle saavutada. See ei ole kerge tegelikult, aga ma liigun sinna poole. Et samasugune jälle välja näha, mis 44 aastaselt, see ei ole võimatu. Aga ma vaatasin seal saates, et te käisite Sparta klubis, käisite trennis, et kuidas see treening meeldis treener Egle Eller Nabiga? Egle Eller Nabi on minu suur eeskuju ka ja et väga tore naine, ilus, treenitud. Selge, et trenn jääb edaspidi ka teile? Ja ikka. Olgu, aga vaatame siis tee muutumist edasi ja järgmise reklaamipausi ajal oleme juba kõik rõõmsalt ja rohkem muutununa tagasi. Olge teiega. Tere tulemast tagasi teisele ekraanile, kus meil on siin tore seltskond täna koos, nagu alati kolmapäeviti, sellepärast te kõik meid ka vaatate. Ma alustuseks tuletaks veel meelde, et veel on viimane võimalus saata meile mõni küsimus ja stuudiot teineekraan.ee ja Tiia ootab teie küsimusi. Olete julged, tahate Tiiaga otse rääkida, Skype-kõne aadressile Teine Ekraan, Skype aadressile siis on väga teretulnud, me hea meelega räägiks kellegagi Skype'i teel. Aga küsimused siis võtame ette peatselt, aga nüüd räägiksime natukene Tiiaga vahepeal juhtunust. Kuidas Tiia läheb? Mis teil juhtus? Õnnetus väike. See on elu. Laps on väsinud. Väiksed asjad käivad ikka kaasas. Võta ära siis. Emme kohustused, jah? Just. Liis-Anna, kuidas sul on enesetunne? Kas kõik on hästi? On hästi? Natukene väsinud. Tiia, räägime nüüd natukene nendest operatsioonidest, et see teine osa sisaldas väga palju operatsioone ja esimene nendest siis tagumikust võeti rasva ja kus see peppurasv siis pandi? Siia põskedesse. Kui palju sellest alguses räägiti ja mis mõte alguses nagu pähe tuli, et peppurasv pannakse põskedesse? Kui mul oleks öeldud, et Elina oma pannakse, ma ei oleks tahtnud, aga et oma, siis ma leppisin sellega. Mis see Elina peppurasval siis viga on? Ma ei tea, ikkagi võõras. Või kelle tahas rasva, ei tahaks ikka. Kuidas see nagu mõjub, et kui see on midagi võõrkeha minus, et see on ikka kõik oma, et ise kasvatasid endale selle, peab võib omale jätma. Kallis kraam ju. Ei raatsi ära kanda, jah? Aga kas tehti rasvaimu? Kuhu rasvaimu tehti? Mis ta nüüd oli 8. kohta siis, et need reied, pepust ja vist kuskilt siit, aga vaata ma magasin, ma ei tea. Teeks selline küsimus, et kas seda rasva või mis iganes rasv seal siis oli, et kas seda tõesti trenniga ära ei saanud, et te olete tegelikult täitsa sale naisterahvas, et kas pidi hakkama imema seda asja? Inimesed, see ongi, mis ma olen eelmiste muutujate kommentaaridest lugenud ka, et seda peab iga 5 korda nädalas trennis käima ja tegema aeg ja raha, mis sinna läheb. See ei ole nii, et sa teed 6 aega trenni ja siis sa oled sellisest vormist, nagu mina tegin sellest vormi, tegin 8 aastat ja 4-5 korda nädalas, et selline vorm endale saada. Aga kas peab olema nii selline, võib-olla päris otse välja öeldud, et see oli täitsa nii, kui tead selline Playboy kaane modelli välimus, et kas peab päris selline välimus olema 44-aastasel naisel? Miks mitte? Ega ma ei taha endale ka 60-aastast vanameest kõrval, et siis mul on ju paremad šansid saada noorem mees, mis selles halba on. Nii, ja nüüd siis selle pointi juurde, et kas te tahate endale saada meest ja milline tema peab olema? Ma arvan, et mees peaks olema, kes armastaks lapsi ja kes mind õnnelikuks teeks. Rohkem nõudmisi pole. Meil siin ühel muutujal olid väga tugevad nõudmised, et kuidas teil nendega on? Ma ei tea,
see on nii raske, et ma võin ju öelda, et mulle meeldib, et ka treenitud ja sellised mehed, aga kui võib-olla tuleb mees, kes on 100 kilo ja võidab mu südame, et mehel peab ikka aju olema, et noh, kui mul on ilu, siis mehel olgu aju. Mis sõbranna sellest arvab? Kas temal on siis rohkem ilu või aju? Ei ole tegelikult, ta väga tark naine, aga ta oskab seda väljendada niivõrd hästi, et ma leian, et meestel võib-olla meeldib isegi selline suhtumine. Ma ei ole kõike tema kavaleeri elu jooksul näinud, sest me oleme ka elanud erinevates riikides erinevatel aegadel, aga tal on väga hea maitse meeste suhtes. Ja see maitse ei peitu ainult sugugi mitte välimuses, vaid see maitse peitub ka just austuses naiste suhtes, lugupidamises, nendega käitumisoskuses. Et Tiia on täpselt selline naine, kes ei hinda ainult sellist meest, kes tuleb oma ilusa välimusega ja lööb rahakoti lauale, vaid seal peab ikka olema natukene rohkem. Et Tiiat võluda on väga raske üldiselt. No ei saa salata, kõva tšikk, võtsid 14 aastat noorema mehe. Aga me olime 13 aastat koos ka, jah. No, aga ikkagi 14 aastat noorem mees, see on ikka kõva naine ja igaüks ikka ei võta sellist noort poissi ära. Ega ma ei mõtelnud plaaninud 13 aastaks võtta, aga võt nii kukkus välja. No, aga ikkagi siiski väga hästi tehtud, ei saa midagi öelda. Aga igatahes põskedes on nüüd sellist särtsu-vurtsu juures, me varsti näeme seda särtsu-vurtsu ka, kuidas see täpsemalt välja näeb. Aga nina, see suur probleem seal keset nägu, mis teil ennem oli, kuidas te praegu olete rahul, me veel ei näe seda, aga... Oi, muidugi olen. Ta hakkas minema iga päevaga väiksemaks ka ja lõpptulemus on tegelikult 2 aasta pärast, et ma tahtsingi lapse isa ma valisin ka sellepärast välja nöbininaga, et jumala eest ei tuleks selline nina ja mu lapsel on täpselt isa nägu ja armas väike nöbinina ja nüüd meil on mõlemel nöbininad. Nii armas. et ilusa ninaga meestel on siis kergem löögile pääseda, et esimese asjana vaatad ära nina. Ei, ma nüüd enam, et vaevalt ma enam lapsi teen, eks ole. Aga jah, et ma kartsin küll jah seda, et järsku ma ei taha, et minu last kunagi lapsepõlves hakatakse narrima, et jah, et kuigi mulle iseenesest sellised meestel on väga seksikad, et ja ega ma Elinaga nina ei vaata sellega, et ta nüüd kollelaks absoluutselt mitte, aga endale mulle ei meeldinud, jah. No ninadest ja meestest ja vaatab äkki jõuamegi veel rääkida, aga ärkasid üles peale operatsiooni ja kuidas enesetunne oli, sest et tegelikult olgem ausad, kõik need plaasterdused ja asjad seal, et siit kõrvalt vaadates oli küll natuke valus vaadata. Minu jaoks ei ole see füüsiline valu see, mis on emotsionaalne valu, et selle füüsilise valu ma elan üle, aga see, mis mul on tehtud nagu hingevalu, jah, et mulle ei olnud valus, lihtsalt, et võib-olla see, et mind ajas oksele, et ma oksendasin, aga see oli lihtsalt ebamugav tunne, ütleme nii. Et ma seda füüsilist valu ei karda. Ja nüüd see minu lemmik teema sellest saate lõigust oli see samune pliiatsi kannika alla toppimine. Kui tihti sa neid pliiatseid toppisid endale sinna kannika alla, et ikka vaadata, kas tagumik on suur või... Ma olen neid tissi alla kannika alla ka toppinud, seepärast, et kunagi noorepõlves üks mees ütles, et kuidas sa tahad teada, kuidas millal sul rind rippuma hakkab, et kui sa paned pliiatsi alla ja jääb seisma, siis rind ripub ja siis tagumikuga samamoodi, et ma siis huvi pärast siis proovisin. Muideks ma pean ütlema, et seda rinnaga ma olen ka kuulnud, et kui pliiats kukub ära, siis järelikult rind on püsti, aga kui pliiats ei kukku ära, siis rind on ära vajunud. Aga tagumikuga ma seda ei teadnud. Aga kuidas siis toimis, kui palju ära kukkus või mis ajast ta sealt hakkas ära kukkuma? Noh, et peale sünnitust ma olin ikka nagu väike pingviin, ikka võtsin nii palju juurde ja nutsin, et järsku ma ei võtagi kunagi alla ja siis oli minu jaoks šokk, kui ma nägin neid oma pilte ja ma olin nagu hukka läinud aeg, oli see 8 aastat, mis raha ja aeg sinna läks ja siis ma mõtlesin, ma jäängi selliseks, et kõigil ei ole välimus oluline, minu jaoks ta on ka, ma ei tea, õnneks või kahjuks, võib-olla õnneks, et aga eks ole,
tervis on see ka ju, tervis on ka see, eks aga kuidas on praegu, kui sa panete pliiatsi tagumiku alla, kas seisab või kukub ära? Siis peale õppima panin, siis kukkus ära, aga ega ma nüüd ei ole trenni teinud eriti. Äkki ma olen vormis püsinud. Aga me peame proovima pärast. Ja. Aga vaatame. Võtame suurema pliiatsi. Võtame suurema pliiatsi. Me varsti võtame suure pliiatsi ja vaatame, kas see seisab kannikal või ei seisa, aga vaatame nüüd saate lõpuni. Tütar ja mul on Elina, sellepärast, et mul ei ole viimasel ajal kedagi peale Elina nagu toeks olnud, kui mul on rasked ajad. Lapse isa läks meil Prantsusmaale ära ilma ütlemata, et temast ei ole me kuulnud juba mitu kuud. Ja Elina mulle väga suureks toeks olnud ja isegi rahaliselt mind aidanud, et rasketel aegadel, et ma olen talle väga tänulik. Ja ta oli ainuke inimene, kes julges öelda ka negatiivseid, et kui midagi... Et julges seda öelda, mida teised ei julgenud, et mulle meeldib see ausus ja ma olen talle väga tänulik. Sõbrannad nii heas kui halvas? Jah. No, aga Elina aitab, aga Elina on ise kodutu, et kuidas te seda aitamist nagu kombineerite, et sa pakud kodu, tema laenab raha või kuidas? Ei, see asi on selles, et eks ta ikka on selles suhtes, et ta kodu mõtleb selle all, et ta eks ta ema juures elab ega ta täiesti, aga selles suhtes koduta, et tal ei ole oma isiklikku elamispinda, nagu meie ealistel võib-olla mõnel on juba korterid ja autod ja isegi mitu korterit ja mitu maja ja on selliseid inimesi, et aga võt see ongi see, et see vaene aitab sind veel kõige rohkem, et oma sugulased ja kõige lähedased on raskel ajal nüüd üldse unustanud sootuks, et oma abikätt pakkuda üksikemale, et Elina on jah, et see on super, ma olen tõesti väga tänulik, ma ei saa rohkem rääkida, väga nutma. Võtame siis kõik koos natukene. Niikuinii peame varsti võtma püksid ära ja hakkama pliiatsid kannika alla proovima. Võtame enne ära, siis pärast saab naerda natuke. Aga te olete väga emotsionaalsed inimesed, aga hea meelega aitad kogu aeg oma sõbrannat? Minu arust see on iseenesest mõistetavad, on minu sõbranna ju. Et siin see ei olegi nagu tegemist abistamisega, et abistan ma kodutute loomade varjupaiku ja sellised, aga sõbranna abistamine, see on sama kui oma perekonnaliikmele toeks olla, et ma leian, et see ei olegi nagu abistamine. Igas mõttes, et kuulatagi, mitte öelda, et ära vingu, et kui mul on ikka stress ja keegi ütleb ära vingu, et tee seda, siis et stressis inimene lihtsalt ei suudagi midagi teha, isegi mitte millegagi hakkama saada, kui keegi üldse teab, mis see on. Aga sulle muidu vinguda meeldib või? Ikka. Ja see on nii naiselik ju. Just. Küll mehed teavad, mis see tähendab, eks ju. Naistele meeldib vinguda. Aga järgmine küsimus. Mida te soovitate naistel enda figuuri hoidmiseks teha? Kas toituda tervislikud? Mis on teie nipid? Ikka tuleb vaadata, mida süüa, aga dieeti pidada, ma küll ei soovita, ma pole elu sees dieeti pidanud, ma lihtsalt jätan mõned asjad välja, kui ma tahan vormi hoida ja proovin mitte mul ei olegi autot, see on üks suur pluss. Proovin lasteaeda, ma lähen lapsele järgi jala ja proovin võimalikult palju käia. Raske, tähendab, tervislikud toitud on väga kulukas, ütlema, aga eks need geenid on ka, aga ikkagi mingid asjad tuleb välja, et oma menüüst ja võimalikult palju liikuda, aga dieeti soovi kellegele, ma ei ole kunagi dieeti pidanud ja söön öösel ka, nii et... Kuskile näitan. Nii, ja oli... Mine juukse ringi, mine vaata. Ma ei soovi. Mida peaks juba... Mida peaks juba vanemaks saanud inimesed tegema enda nooruslikkuse säilitamiseks, kui ei ole võimalik iluoppidele minna? Kuidas säilitate enda positiivset ja särtsakat meelt? Noor mees teeb ka nooremaks minu. Võib-olla kui mul oleks olnud vanem mees, siis ma oleks lasknud ennast lössi. Et kuna mul oli kena treenitud spordiga tegelev lapse isa, siis ma tema kõrval ei tahtnud kuidagi vanamutt välja näha, eks ma siis pingutasin rohkem ka. Konkurents on tugev turul, eks ju. Ja. Mis hoiab naist noorena? Peegel. 100%. Pesu maha ja peegli ette ja kohe on selge, et
tooge peeglit, kus on peegel. Iseendale valetamine, see on täiesti võimatu. Teistele saab valetada. Iga kaval naine oskab veel kõige paremini enda vigu ja selliseid asju varjata, aga peegli eest ei varja mitte midagi, et ja see ka veel, et tegelikult ausalt öeldes ega kõigilegi ei olegi geneetilist pagasit antud nii palju, et rääkida võime me kõigest, et teeme nüüd 50-aastaselt inimese 20-aastaseks, sinna ei ole midagi parata. Kui on geneetika on paigas, siis sa saad sellega mängida ja kui ei ole, siis alati saab parandada, aga natuke peab ka paratamatusega leppima. No nii, Signe, et nipid on siis teada, kui vanus hakkab peale tulema, siis tuleb võtta riided ära alasti peegli ette ja peegel ei valeta ja endast noorem mees ka. See pidavad ka aitama. Nõnda, küsimus. Tegelikult see on pigem nagu kiri. Merike kirjutab meile. Tere, teie muutumine oli ilus, kuid teid oli valus vaadata. Olete väga tubli ja vapper naine. Tahaksin teada, mis teile saate juures kõige rohkem meeldis või saate tegemise juures ja mis ei meeldinud, kas julgeksite ka teistele soovitada saates osalemist? Tervitades Merike. Või kindlasti julgesin, mulle meeldis tegelikult, nüüd sai see kõik läbi ja nüüd mul ongi selline nii igav, tundsin ennast kuidagi staarina või niimoodi kogu aeg oli mingi tegevus ja kõik oli ju ilma rahata, see super luks, et ei maksa karta, et tegelikult paljud Eesti inimesed teevad iluõppe salaja. Et tegelikult ega mul vanad tuttavad tulid vastu, keda ma nägin lihtsalt poes ja ütlesid, oi, see on nüüd ikka samasugune välja, aga keegi ei märganud, et mul nina muutunud on. Aga äkki see ei olnudki siis nii kole, kui te ise arvasite? Otse vaadates ei olnud jah, kui ülevad, mulle ei meeldinud, mul pole kunagi meeldinud endal, aga teistel nagu pole viga, aga mulle meeldivad nööbininad lihtsalt. Mulle meeldib alati see, mida mul ei ole ju. Eks see kipub olema ühed naabriaias, on alati rohelisem. Olgu, aga igatahes siis selle peale, et julgeksite soovitada kindlasti ka Merikesele, et kui selline saate võimalus veel tuleb. Alati võib proovida, see on niivõrd tore oli tõesti muutujad. Aga esimene osa, mis teile meeldis saate juures ja mis ei meeldinud? Mis meeldis? No sellest me vist saime aru, mis meeldis. Mis ei meeldinud? Ja pigem siis. Me ei meeldinud natukene see, et see kõige rohkem, mis mulle meeldinud, see reklaam, see ülisuur. See mul küll nüüd ei olnud. Mis asi ülisuur? Ülisuur nina. Et ütleme, et ta oli suurem kui teistel, aga mitte suur ja mitte ülisuur. Et see ei meeldinud. Ülejäänud on väga kihvt. Aga ma ei mõtle konkreetselt saate juures, ma mõtlen üldse saate tegemist selle perioodi jooksul, jah? Oli ka ju raskeid hetki, et pidi olema näiteks lapsest eemal? Ei, mina ei olnud lapsest eemal kui ühe öö. Mina läksin koju, mina ei võtnud hotelli ja minul oli see kõik. Ei, nagu ma ennem ütlesin, et füüsiline valu on selle emotsionaalne valu kõrval. Küsiks siis edasi. Jane on öelnud, tõesti imeliselt kena muutus. Tiia, kas hirmus ei olnud enda operatsioone vaadata? Ma vahepeal pöörasin enda pea kõrvale. Kuidas teile teie uus look meeldib? Jah, ega ma eriti ei kipu vaatama küll niimoodi, et ma pööran ka ära, aga õnneks ma magasin sellel ajal, et ma ei tea midagi. Aga meeldib küll, aga alati võiks veel parem olla. Ma juba plaanin, et kui 10 aasta pärast, No nii, see on kohe minu küsimus. Mida siis veel tuleb korrigeerida? 10 aasta pärast või? Et siis, kui ma olen praegu 50-60, siis ma tahaks 40 välja paista. No siis tuleks silmalaud ja vist siit niimoodi ja keha ma saan trenniga vormi ja ma ikka tahaks 70-selt 40 välja näha. Kui vana mehe siis võtate? Ma ei tea, kas ma siis meest enam tahangi. Aga jah, et ma proovin nüüd võtta ja temaga ilusti koos vananeda, selles suhtes passi järgi vananeda. Kui noore mehe te nüüd võtate? No ta võib ju 60 ka olla, kui ta on, mulle meeldib ja mina meeldin talle, aga tänapäeval 40-aastased juba kipuvad ennast käest ära laskma, et eriti tahaks ikka sellist, kes minuga tahaks ka sporti koos teha ja kui isegi näiteks paksumaapone mees on, küll ma ta vormin siis sellised, nagu ma tahan. Ja üks hea trenn on ju seks ka, et seda, jah.
Jõudsime sinna ära. Hea trenn, vormis mees, palju seksi ja ongi figuur korras. Selge. Nii, küsimus vastatud. Ma arvan, et rohkem küsimusi selle peale ei ole. Nii, super välimus, kirjutab Merle. Mida peaksid tegema need lapsed, keda koolis välimuse pärast kiusatakse? Kuidas saada üle hingelisest valust? Ja mida ütleksid endistele narrijatele? Endistele narrijatele, jah. Endistele narrijatele, et sõbranna, kes ütles mulle, Pepu väriseb, eks ole, sest ma ei ole enam mu sõbranna ja ma õudselt mulle ei meeldi koolis narrimised, muide, kusjuures ise olen ka narrinud ja prillipapaks ja nüüd ma olen ise prillipapa, et see tuleb kõik elus tagasi, nagu mulle tuli. Ma kui prillipapat kunagi narrisin, nüüd mul on ise prillipapa, et aga no see tuleb andeks anda, et eks me lapsepõlves oleme kõik natukene rumalad ja aga vanemad võib-olla ei õpetanud meil piisavalt, et mina oma last püüan niimoodi kasvatada, et ta teisi ei narriks ja ei laseks ka ennast narrida. Siin õpetate seda, et kui ikka keegi virutab, siis viruta vastu, jah? Ei, seda, see, aga minu väike tütruk on nii hela hingega, et kui ma ütlesin, et kui lööb, siis ennem ei tohi lüüa, kui lööb vastu, et aga ma ei saa, tema saab ju haiget. Kas see on issigeen või kus see tuleb? Emmel oli hoopis teistsugune suhtumine, et ikka vastule rakkas. See on vist issis, ja issi on selline, mina olen rohkem temperamentsem, issi on siuke. Ella hingega? Ei, ma ei tea, kas ella hingega, aga tõsiselt ikka flegmaatik. Selline armas mees, et minu nimi on Tere, mina olen Meeme ja ma kogun tiblikaid. Ja, mitte täpselt nii. Okei, selline oli. Nii, ma loeksin ette ka mõned kommentaarid. Liina Pikhoff ehk siis ka meie kolleeg niivõrd on kirjutanud. Tiia, sa oled väga tubli, elan sinu imelisele muutumisele kaasa. Suured kallid minu poolt teile. Aitäh. Tauri on kirjutanud, et väga ilus. Tauri. Huvitav, kui vana Tauri on? Ei tea. Nii, Tauri juba pani pilgu peale. Ja Jane on kirjutanud väga kena muutus ja nii armas laps muutujal. Oi. Aitäh. Sellised kommentaarid, et positiivsed, ei tea, kas negatiivsed meeni ei jõua või neid lihtsalt ei ole. Sõbranna tšekib järgi pärast, eks ju, kuidas on, et Tiia ise ei taha lugeda? No jah, vaatame pigem, võib-olla ma siis ei ütle neid talle, et noh, et... Eks ma kunagi võib-olla ikka piilun, ma olen uudisimulik naine, aga homme vast mitte veel, aga noh, tegelikult võib veel lugeda, mis siis, ma niikuinii tean, et ma ei saa ju kõigile meeldida ja meil on see ütlemine, et ega me ei ole 500 eurosed, et me peame kõigile meeldima selles suhtes. Aga mitme 100 eurone siis? Meil ei ole nii palju trükid, võid seda siis. Ja, see peab ikka nii. Olgu, ja viimane kiri on selline. Tere Tiia, te olete väga vapper ja teil on väga armas tütar, kelle jaoks te olete alati ilus. Siis on selline naerumärk siin. Aga kui te nüüd vaatate ennast kõrvalt, siis mis on teie elus nüüd kõige rohkem muutunud, mida ägedat olete selle tähistamiseks teinud ja mis suvi toob? Lahedad suve, Karin. Alustame siis sellest, et mis on elus kõige rohkem nüüd muutunud. No kindlasti see enesekindlus, et ja nüüd ma julgen ikka peeglist ka ennast vaadata aga muutunud selles suhtes, et praegu hakkab alles muutuma niimoodi päev-päevalt kogu aeg paremuse poole. Uued tuttavad, kõik need muutujad on super toredad inimesed, nendega ma Facebookis suhtleme, nad on super. Mõistame teineteist ja et iga päevaga kogu aeg paremuse poole. Mida ägedat oled selle tähistamiseks teinud, et nüüd on uus, et mingi kõva kräu või sõbranna teab ajalugu vaikib või on see avalik informatsioon? Kõvad kräud ei ole, me mõtlesime täna kõva kräu teha, aga kuna mul on väike laps ja mul ei ole teda kuskile hoiule anda, et võib-olla sellepärast, et ma vaatan, mis kell me siit ära saame, et võib-olla lükkame edasi ja tegelikult soov oleks kohe täna minna ja kui ei, siis pange vaim valmis, et kuskil ma olen. Korraldame nüüd lapsehoidja konkurssi siit. Ja. Aga mida suvi toob? Palju ilusaid mehi, rand. Kust neid ilusaid mehi otsima lähed? Ma teen nalja. Noh, rannast, siis on kohe näha.
ei ole seda üllatusmuna efekti, et noh, aga siis näeb kohe rannas on ju kõige parem mees endale võtta, eks ole. Ei, ma teen nalja. Suvi, ei ole plaane ei ole ja ma elan üks päev kogu aeg korraga, see on põnev. See üllatusmuna efekt mind nagu natuke tahaks teada, milles see üllatusmuna efekt täpsemalt seiseb siis? Noh, kui ma veel noor ja ilus olin, nüüd ma olen ilus ainult, et siis oli ju ka ikka nii, et noh, vaatad, oi kui ilus ülikonnas mees ja siis pärast, kui ta ikka hakkas kogu aeg, et palav ülikonna võttis selle ära, siis olid kitsad oled ja suur kõht ja siis kogu aeg, kui ta rohkem need riided ära võttis, siis kogu aeg rohkem oli laiali valgumas. et oskas hästi ära peita, et siis on ju hea nagu paljud mehed kutsuvad sauna naisi. Siis on ka hea näha kohe, et aga äkki nad tahavad hoopis katsetada ära, ma olen kuulnud sellist legendi, et kes ikka saunas suudab seksida, see on ikka kõva naine. Selle seksiga pole kunagi probleemi olnud, mul on nagu võhm on, et ma olen trenni teinud, et pigem on nüüd, et selipaadis on kaua oldud, et see on nagu probleem. No nii, ja no see oli nüüd küll liiga reklaam. Tsölipaadi kutse, tähendab, see oli tsölipaat, aga nüüd on jah välja öeldud, et äkki enam ei ole, suvi on toimekas, eks ju. Janne on kirjutanud, uskumatult hea muutus, tore on teid seal näha, tervitsed ka sulle, Janne. Minul on väga hea meel, et kõik meid vaatavad, kõik, kes on siin stuudios olnud, alati jälgivad meie tegemisi, nii et väga armas. Ja siis midagi oli veel. Tiia Kullake, sa oled väga kena, on kommentaar Liina poolt. Vot nii hakkab saama, aga lõpetuseks üks kommentaar. Kommenteerija Ragne Abel Hiiemäe. Maxilla hambakliinik tervitab oma rõõmsameelset ja positiivset muutujat Tiiat. Oi, aitäh, super, aitäh teile. Aitäh. No nii. Nüüd me siis oleme jõudnud oma küsimustega lõpule, kommentaaridega lõpule. Nüüd on vaja leida võitja, kes siis saab endale 3-kuulise Tervis Plus tellimuse. Ja kõik asjad vist, ma arvan, on selgeks ka saanud, et teame, mis meeldis, mis ei meeldinud, kuhu tulevik sihib, millega rahul, millega mitte. Meeste tingimused on ka suht selged juba. Et hoidke siis rannas silmad lahti, kui üks sellise treenitud kehaga blondiin tuleb ja pilgu peale paneb. Et olge siis valvel. Aga oleksime nüüd, lõpetaksime nüüd selle kolmapäeva imeliselt ära ja valiksime ühe võitja. Ma tulen nüüd kõik meelde. Oli mõni küsimus või kommentaar, mis kohe meenub? Mis siin oli ja mis ei olnud? Absoluutselt. Kõik on nagu pühitud. Ei, meil oli erinevaid küsimusi siin selles suhtes, et nagu näiteks küsiti, et kas ei olnud hirmus enda operatsioone vaadata, kuidas enda look meeldib. Ma arvan, et see küsimus nüüd tuleb meelde, et see, kas tasuks, üks naine küsis, kas tasuks sinna kandideerida, et ma soovitasin küll jah. See oli Merike. Jah, et väga hoian talle pöialt, kui ta kandideerib ja sinna saaks ja siis ma elan talle kaasa. Et mis teile meeldis, mis ei meeldinud saate jooksul ja kas te julgeksite soovitada, kui tuleks võimalus veel minna saatesse? Ja, ma arvan, ja. Merike, aga palju õnne teile. Ajakirja Tervis Plus 3-kuuline tellimus on teie oma, teiega võetakse võidu kättesaamise asjus ühendust. Aga mis siis öelda? Minu poolt laskege käia ilusat suve, nautige suve, nautige seda, mis teil on, mis te saite juurde endale, mõlemad. Et Tiia kindlasti jagab kasulikke mõtteid ja kommentaare kõige suhtes, mis vähegi vaja, kuigi, issand jumal. Mina nüüd ehinen ennast Tiia kui võõraste sulgedega, ta on nüüd minu ehe. No aga ehtige ja kaunistage teineteist. Kes julges tõe näkku öelda, siis isegi mis on valus olnud, aga mulle meeldivad ausad inimesed. Just, aga nüüd ausal kombel. Ausalt soovin teile ilusat ja imelist kolmapäeva õhtut ja hästi lahedat suve ja tänan, et te tulite siia meie teisele ekraanile. Ja teise ekraani vaatajatele samamoodi suured tänud, et järgnev kolmapäev, et te jälle ühe kolmapäeva meiega veetsite, meile küsimusi saatsite ja soovin teile imelist kolmapäeva õhtut. Teine ekraan on tagasi juba homme. Ilusat õhtut!